mind ikkagi on alati siiralt huvitanud, et kui palju nendest saadetest on tele, ehk siis kui palju on selline ikkagi süke midagi fake ja kui palju seal on seda tõetruud reaalse siis andega nii-öelda maagia andega inimesi nagu. Seal on kindlasti maagia andega inimesi ja ma arvan, et seal on enamus maagia andega inimesed. Lihtsalt kõiki ülesandeid ei saa never mitte kunagi kõik inimesed ära lahendada, on ju. Loomulikult antakse seal seda infot ette Venemaad, kui me räägime, sest see saade oli üks müüdavamaid saateid üldse, mida müüdi, on ju. Ehk sa pead tegema telet. Jah, lõpuks ikka. Aga ma võin öelda, et kui ma seal Moskvas olin ja siis see finaal oli, seal oli üks selline naine kusagilt Siberist, võin eksida, kusagilt sealt ikka päris sealt sellisest kohast. Baba Katja oli tema nimi. Ma ei tea, mis ta siis, õige nimi oli väga Baba Katja ja oli ta seal saates ka. Ja mul oli hull seljavalu. Ja niimoodi, et mul oli hästi raske kummardada, et ma ei tea, kas see oli mingi seljanärvi põletik või mingi selline asi oli mul. Ja mul oli kohutavalt selg valutas, et mul oli raske seista, ma ei saanud kummardada ja kogu aeg nagu valutas. Ja siis me seisime seal ja see Baba Katja tuli kohe nagu hästi minu juurde, seal kallistas mind ja oli selline. Ja siis ta ütles, et ta seisab minu taha. Seisis mu taga ja ta kogu aeg kuidagi nagu hoidis nagu minust kinni või ma mõtlesin, vaata, inimene seisab seal treppide peal ja kuidagi, et las ta hoiab, eks ju. Šeps oli ja kõik olid seal ja siis ma järgmine päev lähen duši alla ja saan aru, et midagi on mul teistmoodi. Ühesõnaga, ta ravis mu selja terveks, mulle ütlemata. Hoidis mul käsi selja peal ja siis ma mõtlesin küll, et issand, kui äge, selline Siberi nõid mingi ja ta lihtsalt sai aru, et mul on valus ja ta ei öelnud mulle mitte midagi, et meil oli kuidagi hea klapp. Tasuta ravis su ära. Täiesti tasuta ravis mu ära. Aga tema teadis, kes mina olen, tema teadis nagu seda, et ma ka tean, tunnen ja kõik ja ju ta siis proovis, kas ma saan aru või ma ei saa aru, mis ta teeb, aga mu seljade korda tegi. Väga sõge. Mina jälgisin ka seda nõidade saadet vanematega, Venemaa oma ka vist. Ja ainuke, mis ma mäletan, on see, kui on suur garaaž, 30 autot, ühes pagasnikus on inimene. Minu jaoks on täielik numbrite mäng, et 1-30 on õige. See, et te lähte sinna, tunned, kas te oskate insighti anda, kas seal on inimsoojus või... Seal on tegelikult selliseid asju tunnevadki kõik erinevalt. Et see ongi see, miks on see, et seda ei saa õppida. Sa ei saa õppida nagu, et kus autos on inimene. Kuidas sa õpid seda? Täpselt, see tundub nii ulmene. Kuidas sa paned õigesti? Sa võid juhuslikult selle paika panna ja nii edasi, aga seal on erinevad variandid, et kes tunneb käega, sa tunned ära nagu, et siin on teine energia lihtsalt. Mina ka käega tunnen rohkem seda. Siis mõni näebki lihtsalt läbi nagu. Mõnel tulevadki nagu on siis see soojuskaamera, eks ju. Et mõni vaatab abivahendiga. Et kes kuidas. Et see tegelikult eeldab lihtsalt seda, et sa keskendud, et miks see ütleme ülesanne ongi võib-olla raske, on see, et mida nad kõik vinguvad seal, aga kui sind sellised asjad häirivad, siis ei saagi tulla, et mind segavad kaamerad ja ma ei tea teiste energia. Et see on tegelikult loll jutt, et kes sellist juttu räägib, see lihtsalt tegelikult ei näe ja eksib, eks ju. Sellepärast, aga seal ongi see, et sa keskendud niimoodi, et sa lülitad välja need teised inimesed, igal pool on alati teised inimesed, et sa lihtsalt pead oskama ennast nagu välja lülitada ja keskenduda sellele, mis on nagu sinu jaoks oluline. Et see on põhipoint, ma arvan. Ja kes siis kuidas ja millega, seda vaatab või teeb, aga mind ajabki naerma, et mul vahel ka mingid inimesed, kes on sellised, ma nimetame neid ise Max Esodeks. Max Eso või? Jah, Max Eso, need, kes lähevad selliseks, et mida pendel tahab mulle öelda. Nagu lähevad lolliks ära, käivad nendes väelaagrites ja asjades. Ja siis, et ma kutsun neid Max Esodeks ja siis ka tuli ükskord üks mees mulle vastuvõtule ja siis istub selline ja siis vaatad, muidu jumal normaalne mees, on ju. Ja siis istub järsku niimoodi, on ju. Ma küsin, mis te teete? Et kas tuli joogatundi või omast arvust või? Ja siis ta ütleb, et ei, viime ennast nüüd siis nagu siis, ma ei tea, mingile levelile või... Järgmisele tasemele.
tasemele või kuhugi, ühesõnaga, et nagu mul ei ole vaja seda, et järgmisena võib-olla on vaja mingi vaip maha panna, et lähme nüüd lendava vaibaga kuhugi või et siis lõpuks ma ei seedi sellist käitumist tegelikult, siis ma ütlesin talle, et kuule vend, et kui sa kusagil Amigos baari leti ääres tuled mu juurde, mina olen džinntoonikut joonud, sina džinntoonikut joonud, mina olen ikka samal levelil, ma võin sulle ikka öelda, mis sust saab, ma ei pea selleks mingeid leveleid läbima, et see ongi selline müügivärk, et käisin koolitusel.